Mul on maja ja mul on ka suur murulapp, mida ma pidin hakkama kohe alguses niitma, kui ma selle maja soetasin. Alguses oli mul selline klassikaline lükka-tõmba muruniiduk, mis plärises hirmsat moodi. Aga aeg läks edasi ja soetasin endale oma esimese robotniiduki, see oli Stiili iMove. Töötas väga hästi, oli igatepidi tubli, koer sõi teda kogu aeg ja ka muru oli niidetud. Häda võib-olla oli see, et ta oli kaabliga ja aeg-ajalt ikka seda kaablit ma läbi lõikasin, aga aeg läheb edasi, nii ka minul. Ja nüüd on mul kodus trummipõrinad UFO. Selleks on rootslaste Sveaverkeni UFO ja vaadake, tal on olemas, siin on olemas kaamerad, siin on lidarid, siin on tohutult palju erinevaid süsteeme. See masin liigub 3 erineval kiirusel, terad käivad 3 erineva kiirusega ringi veel, ta läheb 3 erineval kõrgusel liigub ja sa saad teha mida? See peab panema endale kaablid maha, sa kaardistad ära kogu territooriumi, võid panna pisikesi objekte meeletult palju, ümber mille ta teab juba tulevikus sõita. Ja sellepärast on olemas ka selline äpp mul ja äpis on kohe näha, kus kohas on need objektid, mis on mul ära kaardistatud. Ja miks ma see juttu kõik räägin? On sellepärast, et mul ikka on sõbrad küsinud, et kuidas mul need robotniidukid siin töötavad. Mina võin öelda ideaalselt. Ja mis on selle Sveaverkeni puhul nüüd eriti äge on see, et mul on muru nüüd on natukese nagu jalgpallimuru. Ta on ideaalselt niidetud. Hetkel, kui võilile tutid tahavad tohutult välja tulla, võitlevad muruniidukiga. Aga võin öelda, et ole rahul. Ja mis on äge on see, et ta tuvastab kõik objektid ära, mis sul tee peale jäävad. Ja ma usun, et mis on meelihea on see, et tal on tohutult tugev tootearendus ja see kogu aeg saad uuendada ja uuendada, tulevad erinevaid süsteeme peale. Nii et minu selline hetkeline rahulolu on täiesti viis ja täiesti soovitan, nii et Sveaverken teab ja oskab asja teha.